No tere! Tere! Mina olen Tuule, teadlane ja insener. Insener, millega sa tegeled? Tegelen hoonete kütte, ventilatsiooni ja jahutuse teadusarenduse ja õpetamisega põhiliselt energiatõhususe ja automaatika osas. Mida sa oma vabal ajal teed? Mulle meeldib käia looduses, see hoiab vaimu värskena. Kohtusid hiljuti presidendiga, kuidas läks? Väga hästi. President andis mulle üle noore inseneri preemia tehtud teadusarendusel eest näiteks seoses oma doktoritööga ja ka õpetamise eest. Mis sa viimati lugesid? Neeme Raua intervjuusid Eesti mõtlejatega Eesti tulevikust 2050. Keda sotsiaalmeedias kindlasti jälgima peaks? Mulle meeldivad YouTube'is Just a Think kliimaprobleemide kohta ja Kurzgesagt, mis väga ilusate visuaalidega selgitab lahti erinevaid nähtusi ja probleeme. Kelleks väike Tuule saada tahtis? Mul ei olnud väga kindlat sihti või eesmärki, hobisid vahetasin tihti ja kõige pikemalt jäid pidama rahvatants ja koorilaul. Nii et sealt sain palju tutvusi ja seega laiendasin oma maailmapilti. Miks ülikoolis algselt füüsika valisid? Ma leidsin enda jaoks hoonete energiatõhususe 11. klassis ja vanemad soovitasid esialgu õppida midagi fundamentaalteadusest. Nii et valisin füüsika kui võib-olla kõige rakenduslikuma neist. Miks õpinguid Saksamaal jätkasid? Mulle hakkas bakalauruses meeldima väga programmeerimine ja arvutisimulatsioonid. Nii et ma otsisin eriala või õppekava, kus seda saaks õppida. Leidsin selle Tehnikaülikoolist Aachenis, mis andis selle võimaluse lisaks ka tegeleda teaduse poolelt hoonetega. Ja nüüd oled tagasi Eestis? Just. Ma tahtsin kindlasti siduda oma tuleviku Eestiga ja inseneeria doktorantuuri astumine tundus selleks kõige loomulikum käik. Kas sul on lemmikõpingute meem? Jaa, PhD Comics. See selgitab või samastub doktorandi eluga väga hästi. Teadusmaailma kõrvalt toimetad ka ettevõttes. Mida sa teed? Jaa, töötan firmas R8 Technologies, mille eesmärk on hoonetes värske õhu ja temperatuuri tagamine võimalikult väikeste energiakuludega, seda AI abil ja mina olen tootearendusinsener ja tegelen algoritmide paremaks tegemisega. Kui palju saad teha rahvusvahelist koostööd? Väga palju. Ma töötan rahvusvahelises tiimis R8 Techis rahvusvaheliste klientidega ning samuti rahvusvaheliste teadusprojektidega teaduse poole pealt. Kuhu töö sind viimati viis? Itaaliasse. Kui valin inseneeriahariduse, siis mis minust edasi saab? Inseneridel on väga lai valik. Projekteerimine, ehitusplatsil või tehastes töötamine, samuti müügivõimalused, teha teadust, õpetada ja kindlasti variant hakata ettevõtjaks. Inseneeria tuleb igal pool kasuks. Mis sind ees ootab? Esialgu suur koolitus aja ja enesejuhtimisest lapsevanemana ning seejärel kindlasti tahan Eesti hoonete automaatikat edasi arendada ja populariseerida, tuua rohkem tüdrukuid inseneeriasse. Seega nüüd hakkangi tundi ette valmistama ja loodetavasti kohtume näiteks mõnes loengus.